Mida sa ootad tänavuselt 130 Wimbledoni juubeliturniirilt? Ennekõike ootan muidugi huvitavaid mänge. Oluline on Wimbledonis alati, et ilm vastu peaks ja ootan põnevaid lahinguid, ootan, et Anett mängiks hästi ja ootan, et mingit viisi näeks ajaloo sündimist, et kindlasti meesteturniiril suur favoriit on Novak Djokovic, kellel on selleks hooajaks väga kurjad kavatsused. Lähmegi nüüd meesteturniiri juurde edasi, et lisaks Djokovicile, et kes võiksid särada ja kellelt ootaksid võib-olla üllatusi? No konkurent number 2 kindlasti tiitlile on Andy Murray, et Murray on korra selle turniiri võitnud ja vaadates tänavust hooaega, siis kui Djokovicile keegi üldse kandadele võib astuda, siis esimeses hoos see võiks olla Andy Murray. Kindlasti ei tohi ka turniiri 7-kordset tšempionit Federeri päris maha kanda, kuigi kerge vigastuste laine on tal eelnenud enne Wimbledoni, Roland Garrosilt jäi üldse kõrvale ja noored tulevad peale. Nick Kyrgios, austraallane, kindlasti on heas hoos, siis Aleksander Zverev äsja võitis Federeri ennast, samamoodi Dominic Thiem Austriast võitis samuti muru peal Federeri alles siin eelmisel nädalal, nii et selles suhtes ega Djokovicil kerged 2 nädalat ei tule. Kui meesteturniiril on sellegipoolest Djokovic üsnagi selge favoriit, ehkki tal on ka väljakutsujaid, siis naiste tennise aasta on tänavu olnud mõnevõrra põnevam. Mida sa naiste poole pealt ootaksid ja kes võiksid murul särada? Vaadates selle aasta tulemusi, siis ei ütleks, et Serena Williamsina nii suur favoriit on. Et kindlasti on ta favoriit number 1, sest muruväljaka tema mängustiiliga väga hästi sobib. Ja kui äsja Pariisi finaalis Garbine Muguruza Williams üle mängis ja eelmine aasta finaalis just Williamsile hispaanlanna kaotas, siis kindlasti on ka Muguruzal omad väljavaated, iseasi, kuidas ta nüüd on sellest Pariisi võidumelust nagu kosunud, et kindlasti tal on väga tihedad graafikud olnud kõiksugu sponsorüritustega ja meediaüritustega, et huvitav saab olema ja kindlasti ootaks ühel hetkel, et Simona Halep võtab uuesti jalad kõhu alt välja, et kes on ka võimeline muru peal väga hästi mängima ja loomulikult vaadates ka, et vasakukäeline ja muru peal väga osav, siis ka Petra Kvitovat tuleb kindlasti väga tähelepanuga jälgida. Kui nüüd sina peaksid panustama või ennustama siiski, kes hoiab 10. juulil karikat oma pea kohal ja siis naised päeva ennem, siis kes need oleksid? Pakun, et Muguruza ja Djokovic, et Djokovici vastu, kui tal närv vastu peab, siis ma usun, et Djokovici vastu keegi ei saa, et eelmine hooaeg see stiilipuhas slämm jäi tegemata, kuna Pariisi finaalis Wawrinka vastu võib-olla natukene hoidis nagu tagasi ja lasi šveitslasel oma mängu peale suruda, aga naiste tiitel on kindlasti oluliselt lahtisem, et Djokovici võit, kui kõik tervis ja füüsis ja kõik vastu peab, siis ei saa öelda vormistamise küsimus, aga ikkagi peaks olema suhteliselt kindel.